Virumaa viljaait sündis juba mitmeid sajandeid enne Kristuse sündi. Silmapiirini laiuvad põllud pole tekkinud sugugi üleöö. Ja juba algusest peale olid selle viljaaida uksed, tähendab Soome lahe kaldal olevad sadamad, avatud põhja ja kirde poole. Meil siin suitsevate korstende taga on Kunda talurahva sadam, selle taga Mahurand. Me ise oleme siin Toolse poolsaarel vanade lossivaremete ja vana sadama kõrval. Ja siit samas Neeme nuka taga on Vainupea sadama koht. Läbi Euroopa mandri, Donaumaadelt üle Ukraina, Valgevene, Baltimaade, Soomeni välja kulges ürgne sõbrakaubanduse tee ja kõige viimane vaatus selles 2000-aastases kaubatees mängiti maha just nendes sadamates meie isade, emade ja vanavanemate eluajal. Sõbrakaubandus ja sebralaidos, see on hästi tuntud sõnad mõlemal pool Soome lahte. Sadama koht on juba tühi, siin on võõras võim valitsenud väga kaua, aga Vainupea sadam on veel tühi, see on alles ehitatud vastu võtma võõraid, kes tulevad merelt. Ja ma arvan, et selle filmi valmimise ajaks on siin palju rahvarikkam kui täna. Eestimaa mereranda ja maapiiri palistavad vanade ajalooliste kivilinnuste varemed ja uue maja sõjabaaside hooned. Nende seinte vahelt riisuti Eestimaa vilja ja tööjõudu ja saadeti see maalt välja. Soome ja Eesti ajaloolaste uurimuste järgi on keskajal ja järgnevatel sajanditel Eesti ja Liivimaa teravilja veetud välja kõikidesse Euroopa maadesse ja möödunud sajandi algul jõudis see isegi Indiasse.
Soome ja eestikeelne elav jutuvada on siin Mahu rannas juba ammu kustunud. Ja merelindude nagu nukrad hõiked meenutavad meil vanu aegu. Helmut Elstrok, Mahu ranna vanade aegade teenekas ja tuntud uurija, millas siis viimaseid Soome saarte ja Soome ranniku sõbrad siin rannas käisid? No see suhtlemine Viru ranna rahva ja ka kaugemaltki virulaste, Viru talupoegade ja Soome saarlaste või saariston
asukate vahel on olnud sajandite pikkune. Ja seda sajandite pikkust räägi. Tähendab, hakkame lõpust pihta tagasi, jah. Sest meil on see ees juba seal olemas, et hakkas juba kunast hakkas. No aga jah. nüüd just No lõpp just, ja just, siis soome ja eestikeelne elav jutuvada on siin Mahu rannas juba ammu kustunud. Ja ainult merelindude kurvad hõiked nagu meenutavad meile nostalgiliselt vanu aegu. Helmut Elstrok, Mahu sadama sõbrakaubanduse tuntud ja teenekas uurija. Kunas siis viimasti käisid Soome randadest ja saartelt siin sõbrad? Ja viimane saaremeeste püha siin Mahu rannas või Silgulaat, nagu teda ka kutsuti rahvasuus, oli 39. aastal, see on siis pool sajandit tagasi. Ja see oli talvesõja eel, kui siis jäeti need Soome saared maha ja tuli minna Soome mandrile ja sellega lõppes sajandite pikkune suhtlemine siin siis Viru talupoegade ja Soome saarte asukate vahel. Aga mida siin vahetati nii põhiliselt? No kui ajalukku tagasi minna, siis sajandeid tagasi see silgu ja vilja vahetuskaubandus oli muidugi põhiline ja need sadamakohadki jah, olid siin Viru rannikul, kuid ikkagi Mahu oli see keskne, Mahu, Kunda, Purtse ja siin ümbruskonnas. Ja ikkagi talupoegade viljavankrid vurasid siis siia sadamatesse ja samal ajal olid ka juba tulnud kas tütarsaarlaste, suursaarlaste või haabasaarlaste või ka lavansaarlaste laevad siia siis oma silgupüttide laadungitega. Nii et see on väga vana nähtus. Ja alles hiljem, kui hakati kartulit kasvatama, no siis tekkis juba kartulilaevu hakati ehitama, tekkis selline buum otsekohe väga ägedalt ja massiliselt tehti neid purjelaevu, 1- ja 2-mastilisi kaljaseid ja jahte ja siis algas väga intensiivne kartulivedu nii Soome kui ka Peterburi ja mujalegi. Aga kui kaugelt sisemaalt tulid siia vilja toodi Virumaalt? Nii rahvas räägib kui ka Kotka muuseumi seal materjalidest on selge ja on kohe lausa nimed ja võlakirjad olemas mustvalgel, et on tuldud kuni Põlulast, Väike-Maarjast ja isegi Ambla kihelkonnast. Siis 60 kilomeetrit no see rannast, teeb nii, ja. Aga põhiline muidugi oli ikka siin ligemalt. Viru-Nigula kihelkonna piirides, jah. Väga hea, nüüd selle taustaks me saame tema teeb pildi praegu ja selle taustaks me saame võnda siin need artiklid. Ja, no jah. Hea pilt. Ja. Paistab see Neeme ots, see Põlismahu on see Neeme värk ikkagi seal. Mahu külad, küla ja talud ja niimoodi. Aga siin on siis see sadam. Olen käies.